tänases hooaja viimases Makita tööriistakoolis ei tahaks ma rääkida üldse tööriistadest, sest puhkus on ukse ees, päike särab taevas, räägime hoopis sellistest vaba aja toodetest, räägime külmikutest. Ja kui me räägime Makita külmikutest, siis me ei räägi nendest klassikalistest külmakastidest, mis suudavad nii-öelda välistemperatuurist mõne kraadi jahedamat temperatuuri sees hoida, vaid me räägime päris kompressoriga külmikutest, mis suudavad ka kuuma ilmaga ikkagi miinuskraadid endale sisse ajada. Valikus on Makital täna 4 erinevat külmakasti. On selline väga pisikene ja kompaktne külmakast, on ütleme siis keskmise suurusega, ja üks üsna suur ja mahukas külmakast. 4. tootena on olemas 2 erineva kambriga külmakast, mis on minu isiklik lemmik. See tähendab seda, et ühes kastis saab olla 2 erinevat temperatuuri. Kusjuures nende temperatuuride erinevus saab olla kuni 30 kraadi, mis tegelikult tähendab seda, et kui ühes pooles hoiad jahedaid jooke, siis teises pooles võid hoida sooja võileiba või siis võid ühes kambris hoida jääd ja teises lihtsalt jahedaid jooke ning sobival hetkel endal siis teha mõnusat jääga jooki. Ja kõikidel Makita toodete kasutajatel tekib kohe küsimus, et kas minu akud sobivad küll, sellepärast et kõik külmikud töötavad 2 akusüsteemiga, 18-voldistega ja 40-voldistega. Ise valid, kumba siis kasutad. Kaasa võid võtta kas või mõlema süsteemi akud. Korraga kasutavad kõik külmikud ühte akut, kuid sees on suurematel 2 18-voldise pesa ja 2 40-voldise pesa. Ilmselge külmiku kasutuskoht on see, et sa paned siia sisse endale toidud ja võib-olla jahedad joogid, lähed veedad ühe toreda piknika, aga tegelikult on nendel külma ja soojakastidel ka praktiline kasutus, sest kõiki neid kaste saab kasutada ka sooja temperatuuri hoidmiseks kuni 60 kraadi. No lihtsalt näited, võib-olla on talvisel ajal teil kuskil objektile minek ja tahate endal lõunasööki soojas hoida, aga võib-olla tahate hoopis endal näiteks silikoonipurgi soojaks lasta, kui te olete talvisel objektil, sest külm silikoon teadupoolest ei taha hästi tuubist välja tulla. Nii et kasutuskoht ei pruugi olla ainult joogi või toidualane. Teine levinud kasutus külmakastidele on see, et kui on vaja mingisuguseid asju külmalt näiteks jääs transportida, paljud kalamehed armastavad neid kaste just seetõttu, et kui nad käivad pikal kalareisil, siis saavad nad koduteel hoida neid külmutatud kalafileesi endiselt külmana. No loomulikult need kastid töötavad akude pealt, mis tähendab seda, et tuleks olla tähelepanelik energiakasutusega. Siin on Makital mitu erinevat aksessuaari, mis aitavad nii-öelda siis akut säästa. On olemas võimalus ühendada kõik külmakastid 220 volti vooluvõrku. Lisaks on võimalik ühendada need autovooluvõrku, ehk et siis sõidu ajal ei pea kasutama akusid, vaid võib kasutada ikkagi nii-öelda auto enda genereeritud voolu. Lisaks on olemas kõikidele kastidele sellised kaitsekotid, ehk siis kui on teada, et on kuum ilm kuskil päikese käes istumine, tasub panna nii-öelda siis kampsun või jope kastile ümber ja see jällegi hoiab ära selle energiakao. Kõik need soojakotid on tehtud selliselt, et neid ei pea tervenisti ümbert ära võtma selleks, et kasti kasutada, vaid koos selle kotiga saab ilusti kasti kasutada nii, nagu see selleks mõeldud on. Nüüd, kuidas endale sobivat kasti valida? Kindlasti mõelge selle peale, et mille jaoks teil seda kasti vaja on. Kas peamiselt käite pisematel piknikel ja teil võib-olla paar joogipudelit ja võileib peab sinna sisse ära mahtuma. Võib-olla on hoopis suure seltskonnaga peamiselt väljas käimine kuskil rannapidudel, kus oleks vaja suurt kasti. Kindlasti jälgige ka kastide kõrgust, sellepärast et see on erinev, mis tähendab seda, et siia sisse mahuvad erineva kõrgusega pudelid. Et kõige väiksemasse kasti kindlasti kõrget pudelit sisse ei saa panna. Nii et see on oluline argument. Aga mina arvan, et jah, peamine argument on suuruse järgi ja loomulikult veel variant siis, nagu mainisin, see 2 kambrit, kus te saate erinevaid asju transportida. Veel üks näide. Väiksemas kambris näiteks on jäätised, aga suuremas kambris on joogid. Suurematel kastidel on küljes väga mugavad hoidmissangad või õigemini järellohistamissangad, sellepärast et nendel kastidel on küljes ka rattad. Kui kast on ikkagi rasket kraami ja pudeleid täis, siis seda kätte võtta oleks üsna keerukas. Liiatigi nendel suurtel kastidel sellist käes hoidmise sanga ei olegi, see on kõige väiksemal kastil. Suurtel kastidel lisaks on olemas ka väga mugav tühjaks laskmise ava, mis tähendab seda, et kui kastis on midagi ära sulanud või kui kasti pesta, siis saab üleliigse vedeliku selle ava kaudu välja lasta, ei pea seda kuidagi tagurpidi keerama.
Sellel kahekambrilisel kastil on veel üks vahva omadus, nimelt kasti gaas käib lahti 2 poole, ehk seda saab avada mõlemalt poolt. 2 inimesega istute tooli peal, kumbki saab omalt poolt joogi võtta. Aga teine praktiline omadus on see, et terve see gaas käib pealt ära, mis loomulikult muudab jällegi puhastamise lihtsamaks. Tihti on elus nii, et pisiasjad võivad ühest tootest teha väga hea toote ja ma pean ära mainima, et kastidel on küljes ka selline väike asi nagu pudeli avaja. Ei ole ebaoluline nüanss. No loomulikult Makita mugavustoodete kategooria on palju laiem kui need külmikud. Siia suvesse võib-olla sobiks üks hea ventilaator, kui terrassil istuda, et natukene värsket õhku näkku puhuks. Loomulikult on neil valik erinevaid muusikariistasi ja tegelikult on seal tooteid veel üsna palju, mis nii-öelda sellesse samasse ansamblisse sobivad, kuid võib-olla siin suve tulekul ma annaksin kaasa just selle mõtte, et kaaluge ühe kvaliteetse külmiku hankimist.